Kuule jaa, no ta rohkem nagu asjast ei pea, aga filmib oma femmi rohkem. aga vahepeal tõstab asju ka. Tere, vlog. Ma näen ennast. Vihir with Jožik ja Erik. YouTube'is kõik näevad, et mina teen tööd ja siis teised see... Näite ka, mis sa tassid, üht väikest kellast. See on pohhu. Räägime seda täna tees. Meil on väike, mida meil ammu teinud driftikaga, hooldus. Vaatame siin kõik üle, et kõik on timm ja meil on siin, kuna ikkagist on raske hooaeg selja taga, siis ma arvan, oleks aeg rooli otsake välja vahetada. Et meil on tegelikult siin plaanis kohe rajapäev ja sellest tulenevalt me tulimegi siia väikest auto final touchi tegema, et oleks ikkagist kõik hea. Ja meil ongi, kell on palju, aga hommikul peab olema auto sillastendis, et paneme uued rooli otsad ja nii lihtne ongi. Aga mul on vist tunne, et isegi sirge on. Pum! Uus oli sisse, väike õlikontroll. Meil oli tegelikult oli ikka natukene pahandusi, aga õli tundub enam puhas isegi. Ühesõnaga. All good. Meil on rooli otsad lahti, kohe 4 väljas ja siis meil on ka väike summuti leke. Ja selle teeme ka kohe korda ja siis põhimõtteliselt pill kärule ja võimegi selle päeva lõpetada. Rehve pidime ka vahetama, aga unustasin rehve ostada. Nüüd rehve vahetama homme, Andre. Ja siis ja niimoodi see päev läheb, et võtame eesmärgiks 4 päeva filmida. Et pole ammu võib-olla niisugust garaaži värki teinud. Teeme selle 4 päeva ainult garaaži värki, vaatame, mis me garaažis teeme ja millised on päevad, sest et ma olen homme tööl, ma olen laupäeval tööl ja laupäeval juba näete Andret möllamas päev otsa, sest et mina olen tööl ja Andre paneb siin kõik valmis ja ma lähen rajale, kütan peale ja siuke see päev saab olema. Ja meil on päris kiire ja me tegelikult teemegi seda nüüd sellepärast, et meil on siin päris hästi punktidega, ehk siis meil on lootust päris palju. Ja me lähme treenime ja lihvime selle kuradi kehale veel paremaks siis endale, kui see kunagi varem on olnud. Sest et ma olen nõus seal järgmine nädal laupäeval juba võistlustel on ma endast kõik. Kas või tükid taha, et ma ootas vahet ei ole. Ma olen arvestanud sellega. Nii et jah, me oleme garaažis veits ja siis juba teiega näeme mõne aja pärast. Mitte mekaanik on ju.
kurat, sa tuled siis, kui mul asjad ei lähe normaalse peale. Võtad siit vana õli. Käsi ja näpu. Tõmbad tiheni kokku. Miks? Sellepärast, et järgmine kord sul kuradi normaalselt ilusti lahti saaks ka. Ja siin ka Andra juba uivatas ära selle otsa. Ja nüüd paneme kallist õli sisse. Meie kasutame juba tegelikult, Motul võiks sponsoreerida vaikselt. Meie kasutame Motulit. Ja Motul on siuke hästi üks kallimaid õlisi, aga ma arvan, et see õli ikkagist päästab nii mõndagi. Väidetavalt meie mootori ei ellu sellepärast, et me kasutame mootori õli. Sest et ta on tegelikult üpriski suure viskoossusega, et ta kannataks kõike seda kuuma ja asja. Kuule, kas mul radika melki sõitnud? Ossa raisk. Näed? Kus ma niimoodi pauku pannud on? Vaata seda tutsu siin. Voila. Mis side see on? Left side. Juhipoolne siis ju. Nii, siis paneme selle umbkaudselt sama pikaks. Siin juba näeme, peame sisse kruttima. Krutid selle siia sisse. Ütleme, meil peab suht nagu siuke, ei pea päris täpselt olema, sest et meil läheb stendi hommikul. Ma tean, ma vaatasin YouTube'is, keegi osad vaatavad nende keermite järgi. Ei tea, kui paika ta peab. Kurat, ma ütleks isegi, et nagu silma järgi nagu vaataks. Suht paigas isegi juba, nagu joos. Nagu päriselt paigas. No nii, me oleme tagasi garaažis jälle. Meil läks see auto ehitamine, kõik asjad läksid ikkagist kiireks, sest et tegelikult ei läinud kiireks, sai suht palju filmitud enam-vähem isegi. Aga trennist 0 vlogi, sellepärast et mina tulin otse töölt, meeskond pani auto valmis. Ma jõudsin täpselt niimoodi autost välja, et ma hüppasin kohe driftikasse ja läksin rajale. Ja meil oli seal ikkagi fookus paigas, et see võistlusjoon paika saada ja ega ma siit raja pealt vahepeal maha ei tulnud. Ja kui tulin, siis juba pakkisime kokku ja tulime koju. Et meil läks üpriski hästi tegelikult trenn, et täpselt need auto viimased kohandamised, mis me kiirelt tegime, toimisid väga hästi. Ja nüüd meil ongi see koht, et mina hakkan täna seda komplekteerima, kokku panema ilusti, sest et siin tegelikult peale viimast etappi ega ma ei olegi väga selle kallal midagi teinud, et täpselt nii palju, et ma olen sellega vahepeal sõitmas käinud, aga kokku ma midagi ei pannud, täpselt nii nagu see auto praegu siin kaamera, see on täpselt selline, et on olnud meil ka trennides. Ja nüüd on vaja see kõik ilusaks teha jälle. Stange on kuskil siin. See on juba, ma ei teagi, no siin on mingi plastiklapp tehtud ja nipparid ja ühesõnaga see on juba päevi näinud. Et ja nüüd me teeme selle auto jälle ilusaks. Ma ei tea, mis moodi, aga ütleme, et on päris viisakas tegelikult, et on pikk hooaeg juba olnud selja taga ja väga palju defekte siin ei ole, ainult see üks tagatiib ja eile õhtul ikkagi tegin küll midagi. Tegin oma telgi korda, mille ma ära lõhkusin Pikkeris ja taga tulin ka nüüd küljes ja neid melke, ma arvan, see isegi hakka välja praegu võtma, nagu nii sõidan need katki. Et selline see päev täna saab olema, et filmime terve päev kõiki tegemisi ja proovime olla paremad sisuloojad. Mul on aasta otsa, ma olen garaaži võtmist edasi lükanud, sest et ma ei ole enda ideaalselt leidnud ja nüüd ma olen leidnud ja nüüd meil ongi siin igal pool mingit trani, paruosi ja mu ilus kuulne kupee seisab ka siin ja mõtleb, millal ma taga ükspäev sõidan. See aasta vist seda ei juhtu, sest et siin on väikesed ongelmannid,
aga seda on ilus vaadata lihtsalt garaažis. Et mu esimene auto, 8 aastat hiljem on see endiselt minu käes, ma ei ole seda maha müünud, ma olen ainult seda ehitanud ja remontinud, aga ta on päris tore sõita, kui ta korras on, nii kaua kui ta korras on. Et tal on päris palju rammu ja sõidab kiirelt ja ma ei oska midagi halba öelda. Ilus objekt ka, mida vaadata, kuldne. Ei ole Eestis väga palju sellist. Ühesõnaga, mis ma jutustan ikka? Tänane plaan lihtne. Auto kompleksseks ja kuna meil on täna kolmapäev, siis juba reedel me peame sõitma Kehala poole superfinaalis. Nii tohi öelda, aga seal on päris rets andmine, sest et meil on hooaja poodiumi peal sõit. Nii uskumatu, kui see ka ei ole, siis meil on see võimalik peale sellist hooaega ja meil on endiselt võimalik võidelda selle poole. Nii et ega ma annan endast ka kõik seal. Ma võin selle auto maha kandmisel sõita, mul on savi, peaasi, et see kuradi poodium tuleb ära. Et see on hooaja lõpp ka, nii et ma olen nõus sellest autost andma kõik, mis siit anda saab, aga me sõidame. Nii et paneme kaamera käima, timelapsi ja hakkame seda pilli komplekteerima ja vaatame, mis sellest videost saab. Tere hommikust! Kätte on jõudnud meie superfinal ja me olemegi juba valmis minema. Auto on ilusti maja ees. Õues on nagu näha, on kott pime, kell on 4:50. Nii et jah, meie tõmbame siit kohe pillikotti, paneme oma staffi peale. Autot vist ei näegi ja ready to go. Ja täna plaanid on suured, vihma sajab, jube äge, aga saame hakkama, me olime juba valmis vihmaks. Me oleme terve hooaeg juba vihmaks valmis olnud ja nüüd oleme päris valmis. Nii et istume autosse ja näeme juba teiega mõne aja pärast.
kohe, 1 minut ja hakkame pihta. Võtad parem esiratas. Rooli ots katki. Poolt puruks. Meil on vaja, ma arvan, asendusautot. Nagu seal oli korraks oli gripp ja siis ei olnud grippi ja läksid söörikusse, seal oli täiesti nagu märg. Võtada? Jah, vaatame. Kuulda, luban enda autot, toonerit kasutada. Kortan välja. Ei alt otsa ka veel, võib-olla siin appas puruks ju. Käina üks või? Ei ole, ta lihtsalt välja. Kuidas seda kord terve? Siit on otsa tuleb. Vaata, kas sa saad ta sisse tagasi sinna. Tagasi peksta, jah? See on ebahind. Jah. Mis on välja? Pesast on välja tulnud, aga hauna. Andre! Jah! 18! Tuleb tuge alla panna, et see kooli panna. Seda üles poole pärast tuleb. Tagad vaada! Stabikas tuli küll kõredi ei tule, kui otse olevat. Staabikas on tase ja lõigi välja. Aga padrunid sinna otsa. No kont on kõver kui kuradi kulli türa. See on raudselt. Kas tuleb ilma stabikat täna sõita? Võta suur kohver. Ma ei teagi, kus saab alustada. Tulevasti teespoolt, siispoolt.
Ai, amort on ka, jah. Amort on kutsis. Amort on kõvera, äkki läheb sisse ikka. Proovi aegade sinna sisse, mis loed. Valikud seda ei ole, sinna sisse. Las alla ja vaadata, mis väga on. Stenni kapoti amort sai 3 seda gaasibalooni ka. Aga pointi teil ka ei ole või? Peetud pointi ka ja las tabikustab ära. Jah, aitäh. Kullikatega keeravad. Mis see oli lahti siis, et ta kui niimoodi välja hüppas? Andre, anna mulle 17 Makitala. Ega praegu midagi muud teha ei ole. Pant sirgeks külge ja vaadata, mis pant alla. Pondi kõveruste pikkust ja muudega ta läheb. No kui külge läheb, siis ära hakka sirgeks külge. Arvad, ega see pikkust väga ei praegu jah külge läheb, siis kuidagi. Ei pruugi otseselt praegu minna, selle võib-olla peaks kangiga või millega teisega. Väikse kõverusega sõidad ära isegi. Ta ei lähe sisse? Ei, ta on sees, aga natuke hoiab ratast kämbrisse. Siin oleks päris... Sillaplaadid on või? Ei ole. Pohku ees teha. Kus see on? Kool on kõver nagunii peal. Sest ta jääb nii palju viltu teda. Õnneks siin rajal jälle kiirus nagunii praegu. Seal ei olnud liba ja seal, kus ma arvasin grippi, seal ei olnud grippi. Laseme alla? Jah. Aga sul on teisel sama palju. Ei ole erinevus väga suur. Kuidagi sees pool ka ratas. Kui kokku jooksub oli paika panna, siis paremaks gripid ei jää. Kannataks sõita. Vähemalt, et sõitmata ei jääks. Oi, plää. Sina keerasid? Mina keerasin, jah. Amortkõver. Amortkõver või? Arto või? Te peate minema küsima, kas tohib? Trennis tohib. Peale kvallis enam ei tohi vahetada. Kvalli pead minema kvalli ja võistlustes sama ausalt võtta. Ma räägin Artoga. Olid meile, kes pidi poole. Aga sellega on nagu selline olukord, et kui ma võtad sellest autot, ma pean selle võistlema ka. Selles suhtes enam küll jõudnud siia, et ma ei tohi vaata, kui ma praegu sõidan kvalli selle autoga, siis pean siin oma võistluse ka. Et kui kokku peab minema, siis see on loomulikult sinuga ja vaat nõus aga meil teeb ühe kolmandat gruppi. Nii. Ja ma ei saa enda auto korda, ma võtan Arto auto. Kellega ma rääkima pean? Tekki täriga või? Ma arvan küll, jah. Kõige targem otsus. Räägi selle sekretäriga. Aga selle minuga veel kutsuvad sind. esimene kurv on väga gripid, aga pärast jällegi tuled sealt nõelasilmast ära ja lähed jälle esimesse. Jalaga kannatab üldse jalgsõida. Vähe, ma ei sõida üldse. Aga kannatad, kui sa nagu oskad, ilmselt. Eks sa proovi. Ma Eestasse kurvi lähen üldse lihtsalt kästleriga ja kohe peale ja... Üldse saad sama proovi? Ära sama rehvi nüüd paned. Ütle palju taga andmist. Ja lõpus punktide peal sõitnud, siis juhtub siuke pull. Ei olnud.
ta oli 5. vist või? ja 32 punkti esikohaga. Kõik on võimalik. Eest midagi palju on ju? Jaa. No ma ei kurda. Me ei ole nagu libisema saanud. Ei libise ka vist. Ta ei ole 3-0 või? Peaks olema Stroker. Stroker jah? Natuke. Kerge O-ratas. Ja peaks olema. Ta jääb, kukub aeglaselt alla. Näitab nagu okei selle. Jaa. Võib-olla lihtsalt harjumuse küsimus, et sa oled Käsperile ja ta on nagu pöören üleval, siis vist on okei. Nojah, vaatame, kas on erinev või siis ei ole. Anna hinnang siis pärast.
nii, meil on hommikul tehniliselt kõik asjad on läbitud, meil on trenn on selja taga ja kui tähele panna, siis auto on jube vale, on ju. Et meie auto on katki ja meil juhtus siis esimeses trenniringis selline väike intsident, et mina läksin spinnile, tagasõite sõitis mulle rattasse, meil on amortkõver, meil on käänakõver ja me võtsime just vastu otsuse, et me saame enda auto ilmselt korda, me saaksime, aga me ei tee seda, sest et ma õppisin teise autoga selgeks, ma tunnen ennast mugavalt teisest autos ja nüüd on lihtsalt oodata meie kvalli aega, me oleme tänu meie avariile, me oleme siis trennis, läksime 3. gruppi ja me oleme ka nüüd kvalifikatsioonigrupis oleme viimane, et sõidame võõrautoga ja nii on et ei ole see hommik selline, nagu võiks olla. Ja noh, enda auto põhjus ongi tegelikult, miks ma ei taha seda, et ta on ikkagist totaalselt teine, ta on agressiivne, ta on kiire, ta on kõik täiesti vastand sellele, millega ma just sõitsin ja tegelikult ma sõitsin selle autoga päris hästi, omanik on nõus ja omaniku tegelikult firma logo on ka meie auto peal, nii et suur aitäh sulle, et sa lubad meile ja minge vaadake kindlasti azdesign.ee-st endale vajalikku asju, et see on täiesti uskumatu, et inimene annab lihtsalt auto, et mine sõida ja proovi ja ilma temata ma ilmselt ei oleks üldse isegi natukenegi positiivne, ma arvan, mul oleks ammu kaamera ära, aga vähemalt progressid on ja endiselt on kõik mängust, nii et puhkame natukene ja siis juba näeme teiega kvalifikatsioonis. Nii, meil ongi kvall käes, et uus auto, uued ilmaolud, meil vahepeal kuivas kõik tee ära ja me ei tea, mis saab, aga lähme paneme kõrraidi full sendi ja saame mingi punkti kätte. Et anname endast parim, nii et näeme teiega juba mõne aja pärast. Meil on olemas. Ei räigelt, et nad tegi puda vaata, see oli niimoodi, telefondi tõusud nad tulevad. Tule vaikselt on kiire, davai, küta. Mine ka. Mine vaatame. Koht hetkel käes. Ja Kristo Ruut läheb ka siis esimesele läbimisele nüüd peale. Arto Sulčiga siin autot jagamas Kristo on. Tekkis minu teada treeningutes Kristol enda autoga siis probleem ja laenab siin Arto autot, et saaks ka ikkagi punktid kirja. Ruut on hetkel üldarvestuses 5. kohal, nii et ütleme, et punkte on tal kindlasti vaja. Üldse tegelikult vaata kogu selle auto laenamise, ai, keis väljas ära natukene. Väga hea, ilus agressiivne sõit, ei ole hullu, me saame paremini ära muretseda. Kristo, kuidas rehvi raskus, on vaja juurde või jääb sama? Jääb sama. Kristo Ruut on aga rajal.
esimesest läbimisest on all 0 punkti ja kas teise läbimisega saab siis Arto autoga siin ka punktid kätte? Mootorisport ja hooaja viimased võistlused pigem meestel peal ja kui sa lähed ikkagi kvalli sõitma võõra autoga, nii et sul on esimesest läbimisest 0 punkti, no ei ole seda enesekind. Nii, meie oleme garaažis tagasi. Nagu videost näha, meil ei läinud hästi. Meil oli suhteliselt kohutav ja kaootiline hooaja lõpp.
juhtus asju, mida meiega ei ole mitte kunagi veel juhtunud, aga mulle meeldib neid asju teha, mida ei ole enam juhtunud. Et esimest korda, ma olen seda lauset päris palju kasutanud, 3 aasta jooksul, me ei saanud enda autot kvalifikatsiooniks terveks. Ja mis meil siis oli, nagu videos ka näha oli, siis oli meil sai kannatada esimene parem ratas ja meil siis läks amortkõveraks koos siis käänmikuga ja kui ma praegu näitan siin, ma ei tea, kas kaamera pilt annab selle, aga see ratas on nii ja see ratas on sirge. Et meil sai siis jah, päris tugevalt sai see esimene ratas sai pihta ja me ei saanud seda autot valmis. See auto oli esimene ring fenomenaalne. Ta oli kiire, ta oli täpselt selline, nagu ma tahtsin, et ta oleks. Mul läks seda spinnile ja minu spinnis siis teine inimene tuli mulle esimesse rattasse. Ja jah, ikka juhtub selliseid asju motospordis, aga see juhtus, ma ei tea, väga-väga vale hetkel lihtsalt. Ma olin line-upis 15 mintsa varem, ma olin esimene, kes peale läks, et saada nii palju ringe kui vähegi võimalik, sest et meil oli vihm ja ma ei muretsenud selle vihma pärast, sest ma just tegelikult selle peale nagu lootsingi. Ja no mis sa teed? Läks kõik untsu, kogu see nii-öelda, mille pärast ma olen püüelnud terve see hooaeg, kuhu ma olen panustanud nii oma aega kui ka raha ja kõike, mis mul on. Et tegelikult ütleme, et see hooaeg ei ole nagu naljaasi olnud, et väga palju võib-olla sellised eraasju, tööasju ma olen lihtsalt edasi lükanud selleks, et võistelda. Ma olen kõik oma puhkuspäevad välja võtnud selleks, et võistelda. Et see ei ole tegelikult, ma ei tee seda asja naljaga, ma teen seda asja tõsiselt ja ma tahan tõesti võita. Ja nüüd on meil varsti tulemas see video ja see kokkuvõte tervest hooajast, et mis me nüüd, mis see hooaeg oli ja mis siis uuel hooajal tulema hakkab ja siin kohal võite alla kommentaari jätta, mis ma tegema peaks, kas liikuma edasi või ikkagist võtma selle tiitli ära. Et ma olen tegelikult päris suure dilemma ees. Mu rahakott ütleb, et võiksid nagu nüüd piirduda driftiga, et puhkar peremees süda ütleb, et tahaks veel kütta. Sest et tegelikult nii palju on jäänud veel endale, kõige rohkem ise endale tõestamata, et mida ja milleks ma suuteline olen. Et see võistlus oli tegelikult nii maasikas ja mul tegelikult trennis võõrautoga, millega ma polnud mitte kunagi sõitnud, täiesti vastand mu enda autole. Läks väga hästi, senikaua, kuniks oli märg. Ja kui läks kuivaks, siis meie street class ei saanud siis nii-öelda warm-up ringi, et vaadata, et mis siis olukord on. Ja kuivaga oli see auto natukene lahja. Ja ma, videost oli näha, seda silvuri pauku igale poole oli tegelikult nii palju ja kvalifikatseerumisest oli ka tegelikult nii vähe puudu, et esimene ring ma panin seal ratta maha, teise ringi ajal ma vaatasin isegi videot tagant järgi, mina ei tea, mis ma valesti tegin, et miks see auto sellist asja tegi, aga mis seal ikka. Ma juba lakkusin oma haavad ära, meel on ikka kurb, aga see ei ole maailma lõpp veel, et võib-olla on, aga ma ei tea. Ühesõnaga, meil on uut ägedat infot on tulemas mingi aeg, kuniks ma olen välja mõelnud, mis info see võib olla. Aga jah, ma arvan, sellest juba räägime järgmisest videost, kuna järgmise videoga on selline mõte praegu, et võtaks selle hooaja nüüd rahaliselt kokku, kuhu mida palju läks ja teeks ka Q&A. Võite alla jätta kommentaarid, valin, ma arvan, 10-15 kommentaari välja ja siis vastame neile kommentaaridele, siis mina ja Andre, et vaatame, mis see terve hooaja kokkuvõte siis tuleb. Pole sellist videot enam teinud, nii et vaatame, milline see tuleb. Oleks jubedalt tahtnud sõita, et mul tõesti jube kahju, sest et ma ikka pingutasin selle etapi nimel kõige asjaga. Video algusest on näha, vahetasin rooli otsas ja tegin stendi
läksin nagu debiilik peale tööpäeva või nii-öelda treeningusse, et saada lihtsalt aimu autost, et olla kindel, et kõik on töökorras. Ma olen siin veetnud viimased pool nädalat, et auto oleks korras, asjad oleks olemas, mida iganes veel pakkinud ja võistlus oli lühike, et see on kurat Kehalas superfinaalis teist hooaeg järjest täpselt sama pull. No eelmine aasta, seal oli nagu suht fun, seal oli savi, mõtlesin, sendin, oli enda viga, aga see etapp oli küll siuke natukene mõru mekk on suus. Aga motospordi värk, nii on. Aga senikaua pange like, pange share, pange subscribe, sest et teie subscribe võib mõjutada seda, kas ma sõidan järgmine aasta või ma ei sõida. Nii et kui te tahate näha seda ägedat YouTube'i contenti ja vahest driftivärki näha, siis ära unusta panna subscribe nupp ja näeme juba teiega järgmises videos. No selles suhtes tere hommikust. Kuidas hommiku kakao meeldib? Esiteks praegu, kui sa filmid on väga kahtlema, on siin kolmekesi ühes voodis teki alla. Ei ole kahtlane. Jalga soojendatuks. Hommik on, ma ei taha veel. Ei, sa ei saa aru. Sa näed lihtsalt täna nii ilus välja. Selles mõttes. Et noh, vaata ennast korra. Siit kaamerast. Vaata kaamerast. Vaata kaamerast. Vaata, mis su kaamerast on. See oli nii ägedad. Kõik, ma olen väga solvunud su peale.